Tere ja aitäh sisse juhatamast. Meil on sinuga, aitäh, seda ma ei soovi, aga meil on Hendrikuga oma väike ajalugu ka, eks ma räägin paari sõnaga sellest siin lava peal ka. Kõigepealt tänan Elisat kutsumast. Väga tore on sellisel tehnoloogiakonverentsil esineda, sest sulle justkui antakse ka krediit, et sinu ettevõte on kuidagi tehnoloogia valdkonnas silma paistnud. Aga täna mina nii palju tehnoloogiast ei räägi. Ma räägin pigem sellest, et tehnoloogia on meie jaoks vahend, kuidas kasvada ja kõndida oma teekonnal. Ja kõigepealt paar sõna Express Groupist. Express Group on siis avalik ettevõte ja tema kõige tuntum kaubamärk on Delfi. Me tegutseme 3 riigis. Delfi on siis konkurentsitult kõige suurem uudisteportaal läbi 3 riigi. Meil on umbes üle 10 ettevõtte. Eestis kõige tuntumad, nagu juba öeldud, on siis Delfi Meedia, Õhtuleht Kirjastus ja nüüd on see koht, kus ma tulen tagasi meie päevajuhi juurde, et tema me tegime rikkaks meheks läbi selle, et me ostsime ära Geenius Meedia eelmise aasta detsembrikuus. Siis on meil veel digitaalsete ekraanide ettevõte Eestis ja Lätis on meil Delfi, nagu juba mainitud, digitaalsed väliekraanid ja piletimüügiportaal. Piletimüügiportaal oleme eksportinud ka Eestisse. Leedus on järjekordselt Delfiga, programmatik reklaamiettevõte Digital Matter ja uudisteagentuur Elta. Aga täna ma peamiselt räägin ajakirjandusest ja võib-olla siis Delfi kasvamisest. Et mina olen Express Groupis töötanud grupis siis kokku 10 aastat ja sellest 5 olen ma olnud grupi juht. Enne seda mind kutsuti Delfi Eestit juhtima 10 aastat tagasi. Enne seda mul ei olnud mitte mingisugust kokkupuudet ajakirjandusega olnud. Ja miks ma seda ütlen, on see, et ma tean tegelikult ka, mis toimub operatiivsetes ettevõtetes, kuigi tänasel päeval ma olen valdusettevõttes. Ja ütleme, et sellise operatiivse tegevusega puutun ma suhteliselt vähe kokku. Ja 2017, kui mina läksin Express Groupi juhtima, siis me olime seisus, kus meie digitaalse käibe osakaal oli 37%. Express Group oli olnud eelnevatel aastatel põhimõtteliselt trükikoda, kellel oli ka väike meediaharu, ehk meie raha tuli peamiselt trükikojast. Ja meie meediaharu EBITDA oli kuskil 2,5 miljonit ja meil oli 22 000 digitellijat ainult Eestis. Eelmise aasta lõpuga meie EBITDA meediaharus oli 8,5 miljonit, meil on tänaseks päevaks üle 150 000 digitellija ja meie digitaalse käibe osakaal on 78%. Et see kasv on olnud nende aastate jooksul päris raju. Et kui me vaatame veel digitellimuste sellist graafikut, siis kui mul oleks täna olnud tehtud graafikut, siis see oleks siuke paras startupi graafik. Ja 2017 me olime siis selles seisus, kus trükikoja kasum oli viimaste aastate jooksul kukkunud 3 korda, 6 miljoni pealt 2 miljoni peale. Ja me olime selles situatsioonis, kus ütleme niimoodi, et ainult full digitaliseerumine oleks või päästab meid. Ja siis tuli kogu aur sellele panna. Esmalt muidugi me muutsime kogu oma paradigmat, kuidas me mõtleme ja kuidas me siis läheneme oma digitaliseerumisele. Ehk meie kõik prioriteedid ja selged eesmärgid, mis said pandud, olid seotud ainult digitaalse osaga meie ettevõttest. See, mis oli nii-öelda legacy osa, selle eest me kanname hoolt, aga nad ei ole meie ettevõtte peamised eesmärgid. Meil oli 2 kõige suuremat eesmärki. Esimene, me peame saama digitellimuste Baltikumi meistriks selles mõttes, et meil on kõige suurem jalajälg kõikides riikides ja see oli meile ainus mõõdik tol hetkel. Tänaseks päevadeks on sinna juurde tulnud churn'id, lifetime value'd ja nii edasi, aga siiski kõige tähtsam number ja kõige lihtsam number digitellimuste arv. Kui sa suudad nagu selle maastikku haarata endale, siis pärast nende teiste mõõdikutega on juba oluliselt lihtsam tegutseda. Ja
ma just enne siin rääkisin ka, enne paneeli rääkisin seda, et telkol ja meediaettevõttel on uskumatult palju ühist. Nii palju, kui mina olen telko inimestega kõnelnud, siis kui sa hakkad rääkima nendest väljakutsetest, mis sul on, siis alati on kuidagi, nad mõistavad sind poolelt sõnalt ja seetõttu ei ole ka kuidagi imekspandav, et me oleme päris palju inimesi ka telkost värvanud meediaettevõttesse. Näiteks Delfi meediat Eestis juhib meil kauaaegne Tele2 juht Argo Virkepau, väga edukalt juhib. Ja oleme toonud siis ka, kesktasemele päris palju selliseid tootejuhte telkost. Teine, ehk siis esimene oli just see värbamine. Sa värbad ainult selle digisuuna mõttega inimesi, kes suudaksid sinu eesmärke ellu viia. Teine selline tore väljakutse oli meil oli ettevõtte nimega Ajakirjade Kirjastus omal ajal ja seal oli, digitaalse käibe osakaal kindlasti alla 10% toona. Ja me teadsime, et see on üks esimesi ettevõtteid, mis kohtub maapinnaga väga kiirelt. Meil oli siis 2 võimalust. Me hakkame sinna ehitama üles seda digikompetentsi, nullist põhimõtteliselt, või teine, me kasutame ära juba oma olemasolevat kompetentsi. Ajakirjade ettevõte, seal oli siis kuskil vähemalt 20 nimetust ajakirju ja me siis otsustasime, et me lööme selle ettevõtte 2. Me liidame siis vastavalt sihtgruppidele mõeldud ajakirjad, osa nendest Õhtuleht kirjastusega ja osa nendest Delfi meediaga, mis toona kandis nimetust Ekspress Meedia. See otsus oli väga kritiseeritud nii väljaspoolt kui ka ettevõttes siseselt. Meil olid ikka päris kõvad tülid, päris nagu nõukogu tasemel. Väljaspoolt süüdistati mind ka korraliku ettevõtte lõhkumises ja nii edasi. Alati on nagu suhteliselt raske on nagu lõppu või ma ei tea, aastate pärast hinnata, et juhul, kui ma oleks teinud midagi teistmoodi, kuidas see siis täna välja näeks. Aga täna ma võin öelda, et see oli ainuõige otsus, mis me tegime. Ajakirjad on saanud endale uue elu, nii Õhtuleht kirjastuses, kus ka Delfi meedias. Delfi meedias ei ole harvad need nädalad, kus digitellimusi toob mõni hea ajakirjade lugu kõige rohkem üldse meie lugudest. Et selles mõttes nad said endale juba, me kasutasime ära oma olemasolevat digikompetentsi, et seda laiendada ka sinna, kus seda absoluutselt tol hetkel ei olnud. Ja kolmandaks oli siis meil see tohutu digitellimuste ralli. Eesti on mõnevõrra selline, rohkem skandinaavialik riik, kus meie inimesed on olnud läbi ajaloo väga lugemise usku. Me oleme alati lugenud väga palju ajalehti, väga palju ajakirju, me oleme tellimuse usku inimesed. See tuleb juba meil ajaloost kaasa. Näiteks suurtes Euroopa ja Skandinaavia riikides sellised tabloid, ajalehed, neil ei olnudki tellimusi, need olid kõik sellised, mis sa haarasid kuskilt tänavalt kaasa selle lehe, et metroos lugeda. Eestis on põhiline tellimuspõhine leht, on Õhtuleht. Ja mis nagu klassifitseerub tabloidleheks. Ja digitellimustega Eestis meil on selles suhtes suhteliselt hea taust, kuna meil on ajalehed ja ajakirjad, mille põhjalt hakata seda tellimusbaasi üles ehitama. Ja me oleme olnud selles siiamaani väga edukad. Me oleme osanud ära kasutada seda legacy sisu siis selleks, et tuua see digimaailma. Üks esimene selline olulisemaid otsuseid, mis me tegime, meil olid kunagi, ma arvan, siit saalist päris mitmed inimesed mäletavad, olid sellised asjad nagu digilehed. Sa pidid äppi alla laadima ja nii edasi. Kohutavalt keeruline oli see kõik. Aga ega ju mingit playbooki keegi kuskilt ette ei andnud, et digitaalsete tellimuste teekond ajakirjanduses on selline. Me pidime kõik ise leiutama ja ma arvan, et see digilehe teekond, mis me läbisime, oli oluline õppetund selleks, et jõuda järgmisele tasemele. Ja jällegi sellele, eelnesid tulised vaidlused meil majas, kuidas peaks üks hea digitoode välja nägema selleks, et inimesed seda tellima hakkaks. Ja mina olin kindlalt seda usku, et me peame kõik keerulise ja tehnoloogilise sellise keerukuse kõrvale heitma ja tooma turule lihtsalt veebi põhimõttel tarbitava digitaalse tellimuse. Inimene saab aru, et ta ei pea midagi lisaks tegema, ta tuleb Delfisse, ta teeb selle tellimuse ja see, et me ei sunni teda nagu ekstra keerukuseks.
Ma alguses ilmselt siin suurest ärevusest jätsin rääkimata. Ma ei ole ise küll selline nagu mingi tohutu missiooniusku inimene, aga ma arvan, et meil on Ekspress Grupi missioon on teenida demokraatiat ja see on, ütleme, et üks enam-vähem ainuvõige missioon ajakirjandusettevõttele. Ja sellest on olnud siis, ütleme, ka draivitud meie sellised investeeringud ja otsused. Ja kui ma räägin nagu sellest, et see tehnoloogia on meie jaoks hügieenitase selleks, et sa saaksid tarbida seda sisu, mida me toodame. Ükski inimene ei tee tellimust sellepärast, et kohutavalt lihtne on läbida seda teekonda või et nupp on väga selgelt välja toodud ja nii edasi. Üle 90% meie tellimustest ei tule mitte ühestki kampaaniast, need tulevad kõik loopõhiselt. Mis tähendab seda, et ikkagi sisu on meie jaoks kõige olulisem koht, kuhu me investeerime. Ja tulles nüüd tagasi selle digitellimuste teekonna juurde, siis heaks näiteks siin, kuidas me oleme investeerinud just oma sisusse, on siis võib-olla COVID-i periood, kui, ütleme, ma arvan, see oli märtsikuus, kohe alguses me tegime 2 olulist otsust. Me ei kärbi mitte ühtegi senti tehnoloogiast ja me ei kärbi mitte ühtegi senti meie sisust. Me investeerime sisusse. COVID-i aeg näitas, et inimestel oli tohutult siis selline kõrge huvi meedia vastu. Ja nagu me teame, siis ütleme, et kõik sellised subscription teenused buumisid tol hetkel. Meie investeerisime Eestis näiteks, me palkasime terve uuriva tiimi, mis siis siiamaani, ütleme, selle mõne aasta jooksul on toonud, ma arvan, Eesti kõige olulisemad teemad üldse, läbi mille siis on viidud Eesti ühiskonnas muudatusi ellu. Kõige hiljutisem, et seda ka näitlikustada, on siis võlaorjuse teema, et juba on kõik mingid seaduseelnõud ja nii edasi käimas selleks, et muuta seda valdkonda Eestis reguleeritumaks ja see on tulnud puhtalt siis läbi selle, et ajakirjandus on teinud oma tööd, milleks ta tegelikult ka vajalik on. Lätis ja Leedus oli meil selline seis, et meil oli 2017 0 digitellijat. Seal on siis Delfi portaalid on olnud läbi aegade ainult siis selline nagu internet-born company, mis tähendab seega, mis ta kunagi Eestis alguses oli. Sinna lihtsalt Eestis on liidetud neid teisi ettevõtteid juurde. Ja nemad pidid siis põhimõtteliselt nullist alustama üldse õppima, kirjutama selliseid lugusid, mida ka ostetakse, sest siiamaani see oli olnud puhtalt selline kiirete uudiste vahendamise portaal. Ja tänaseks on meil siis mõlemas riigis, me alustasime mingi 2,5 aastat tagasi, on meil üle 20 000 digitellija mõlemas riigis ja seal on see veel täiesti avastamata potentsiaal. Kui ma rääkisin, et Eesti on selline rohkem nagu Skandinaavia moodi riik ja meile meeldib loomulikult ka nii mõelda, siis Läti ja Leedu selles samas digitaalsete tellimuste maailmas on mõnevõrra selline rohkem sinna Ida-Euroopale lähemal, kus internetis teenuste eest maksmine on oluliselt madalamal tasemel kui Eestis. Paljuski peab nagu au andma ka kõikidele nendele ülemaailmsetele teenustele, mida me täna tõenäoliselt kõik tarbime, Netflix, Spotify ja nii edasi, mis on siis meie inimeste sellist tarbimisharjumust reguleerinud ka nii, et internetis sisu eest maksta on okei. Lätis ja Leedus on meil seal veel ikkagi päris pikk tee minna. Me olime esimesed, kes üldse seal tutvustasid digitellimusi ja ma ütlen, tänaseks päevaks me oleme jõudnud siis 20 000 pluss tellimuseni. Ja kui ma nüüd vaatan, et siis COVID-i ajal samamoodi, nii nagu ma ütlesin, et Eestis me investeerisime uurivasse ajakirjandusse, Lätis võtsime tööle terve suure tiimi äriajakirjanikke, Leedus investeerisime videosisu tootmisse. Täna on meil siis Leedus kõige vaadatum videoportaal. Nad on avanud ka oma lineaarse telekanali, kuna lihtsalt sisu oli juba olemas, siis me avasime ka lineaarse telekanali, kuhu me saame siis reklaamitulusid sealt lisaks tellida. Ja tõenäoliselt, ütleme, kui me räägime digitaalsetest tellimustest ja kui me mõtleme selle tuleviku peale, siis enamasti me teame voogedastusplatvorme, mille tellimused meil kõigil on. Ja kui me mõtleme selle peale, et miks me seal neid tellimusi teeme, siis see on ikkagi originaalsisu. See on tohutult kallis seda originaalsisu teha. Tõenäoliselt Elise teab seda ka väga hästi. Ajakirjandusettevõttel on mõnevõrra teistsugune seis. Meie originaalsisu toimub iga päev tänavatel. Meie asi on see sealt üles korjata, kõige kiiremini edastada
ma tean, et ma ei tohiks seda lauset öelda, aga siin omade vahel ainult, et põhimõtteliselt Delfi peab olema kõige kiirem. Tulevad kirjavead sisse, whatever. Esimesena meil peab olema alati uudis üleval. Pärast annab tegeleda nende teiste asjadega. Ja see juba loob nagu selle eelduse, et üks päev meil üks töötaja avastas Redditist, avastas sellise artikli, kus oli siis kaardina ära toodud mingi Hispaania uuringu ettevõtte oli teinud kõige populaarsematest veebisaitidest maailmas ja Euroopas oli teinud kokkuvõtte. Ja hästi hea oli vaadata, et Euroopas siis Baltikumis, kui me jätame kõrvale sealt otsingumootorid ja Facebooki, siis Delfi oli kõiges, igas Balti riigis oli ta siis number 1 portaal. Enamuses Euroopa riikides muideks oli mis? Wikipedia oli selleks. Et see oli kuskil umbes 80% riikides ja siis mõnes riigis oli veel ajakirjandusettevõtted olid ka selleks. Ja kui ma rääkisin sellest sisust ja sellest, et meie sisu toimub tänavatel, siis üks on see uudispoole sisu, aga teine sisu on ikkagi see, mida oodatakse ka ajakirjanduselt, ehk siis tegeleda kogu selle sisu ja temaatika mõtestamisega ja ühiskonna muutuste ellukutsumisega. Ehk siis ma tulen tagasi meie missiooni juurde, et meie kogu oma tegevusega teenime demokraatiat ja läbi selle me suudame kasvatada ka huvi meie sisu vastu ja enda siis sellist digitaalset teekonda kindlustada, et me liiguks selgelt oma nende püstitatud eesmärkide poole. Ma vaatan, et mu aeg on läbi. See kõlas küll, see, mis ma rääkisin, kõlas nagu sellisena, et 15 minutiga on muidugi hea see 5 aastat läbida, et ühtegi probleemi pole olnud ja nii edasi. No tegelikult on ikka küll, aga äkki siis järgmisel aastal ka nendest probleemidest. Aitäh teile!